kui me juba avatud olime mingit aega, et siis venelaste punt tekkis siis, kes meil hakkas poes käima, siis nende vene kuttide naised nii-öelda käisid ja sõimasid meilt konkreetselt, tegid graffitid meie akende peale, et me oleme mingid konkurendid ja pahad inimesed. Täna me oleme siin ühe väga toreda ja asjaliku inimesega, kes on meie Eesti ühiskonnale toonud niisuguse võõra ja natukene väärtõlgendatud toote nimega kanep. Ja ta alustas seda äri mitte ainult rahalisel eesmärgil, vaid et tuua heaolu inimeste eludesse. Me oleme täna siin Sativa Store Tallinn asutaja Minna-Maria Amiroga. Tšau Minna! Tšau! Alustame kohe väga tähtsa küsimusega. Mis vahe on CBD-l ja mis vahe on THC-l? CBD ei ole psühhoaktiivne võrreldes THC-ga, mis siis sind pilve teeb nii-öelda. Rahvakeeli, Rahvakeeli, jah. Mis selle CBD omadused on, kuidas see erineb siis välja arvatud sellest? Nii CBD kui THC on kanepitaimes looduslikult esinevad ühendid, ehk teisiti öeldes kannabinoidid, mis mõjutavad meie keha siis läbi endokannabinoidsüsteemi, mille funktsiooniks on luua ja säilitada tasakaal kogu kehas. Et CBD-l ja THC-l on üsnagi sarnased toimed peale selle, et siis CBD sind peas pilve ei tee. Ehk siis mõlemad kasutatakse nii-öelda heaolu loomisel, aga üks teeb sind pilve? Just. On niimoodi? Jah. Okei, ja kui me räägime nüüd mitte Eestist, vaid siis kaugemast naabrist, sellest väga kaugest naabrist Ameerikast, USA-st, siis seal on lubatud siis panna sellele CBD-le ja THC-le siis raviomadused ka, kas mul on õigus? Just. Kui meil on USA, kes on ütleme juhtiv riik, kes teeb neid meditsiine ise, kus on suured farmaatsiad tehased, mis iganes, kus see asi toimib. Ja, aga seal on ka osariigiti on erinev, et see täiesti oleneb, et mingis osariigis on see lubatud, mingis osariigis ei ole see lubatud, et üldiselt on lubatud 47 osariigis CBD kanep, mis on saadud harilikust kanepist, ehk siis mille THC protsent jääb alla 0,3%. Okay. Marihuanas saadud CBD on lubatud, kui ma ei eksi, 10 osariigis. Et see on erinev. Ja miks siis ongi, ütleme, kui 47 osariigis on see CBD, mis on täpselt samamoodi Eestis, on ka vist 0,3 või 0,2? 0,2 on tegelikult, jah. Nii, ja mis tegelikult see 0,1 väga suur vist vahe ei ole? Tegelikult mõju suhtes ei ole. Mõju suhtes ei ole? Ei ole. Nii, ja kui seal on 47 osariigis on lubatud, siis miks Eesti on ikka veel siukses kohas, nagu me oleme, kus on nagu nii-öelda tabu natukene? Natuke tabu, jaa, et väga kahju, et see nii on, ma ei oskagi tõesti öelda, ma arvan, et nii VTA kui Ravimiamet jälgivad siis Euroopa Liidu poolt ette antud seadusi, et kuigi Euroopa Liidus on see riigiti täiesti erinev, näiteks kui me toome näiteks Itaalia, kus on see THC protsent 0,6%, mingites riikides on täiesti CBD keelatud, ka Euroopas, et riigid otsustavad tegelikult ise, mida nad teevad seoses nende regulatsioonidega. Eestis on see nii hall ala veel ja konkreetselt siis süsteemi sellele veel ei ole loodud. Ja ongi, meil on ju Amsterdam, kus on üldse täiesti kõik lubatud ja tehke mis tahate ja... No tegelikult päris nii ei ole, et seal on see coffee shop ja nii öelda lubatud on ju, aga selle toote sinna coffee shopi saamine, et see on nagu ebalegaalne, et see on ka auk nagu ja täpselt niimoodi vaadatakse läbi ja et aga kui me nüüd võtamegi, lähme jälle sinna USA-sse tagasi, et mis raviomadused sellele antud on seal? Number 1 on kindlasti epilepsia lastel, et see on ära tõestatud, et on ka olemas ravim nimega Epilex, mis sisaldab siis CBD-d ja mida siis antakse lastele epilepsia raviks. Antakse ka CBD õlitilkasi tegelikult, et väga palju infot on YouTube'is selle kohta üleval, kus siis üks tilk ja seisundid siis kohe kaovad. Ma olen ka lugenud, et jah, et seal on isegi on Parkinsonile, seal on mingi Alzheimersile. Parkinsoniga ma just käisin Šveitsis koostööpartneritega kohtumas ja tuli sisse Parkinsoniga mees, kes tudises siis üle kere ja tuli siis CBD-li järgi ja ma küsisin talt, et mis tema lugu siis on ja ta ütles, et
CBD on siis ainukene asi, mis tal siis seda värinat nagu peatab, et mitte miski muu ei ole seda teinud, et kui natukene internetis vaadata, siis tegelikult Parkinsoni kohta ei ole ka väga palju teaduslikku tööd tehtud, et aga inimeste pealt me ju näeme, et see toimib. Kui on nagu tõesti need patsiendid ise ka ütlevad, et see töötab, ma vaatasin ka tegelikult Parkinsoni Parkinsoni Liidu kodulehel, seal ei olnud ka, muidugi ei olnud mitte midagi sellest kirjutatud, aga mis me tegema peame, et see muutuks? Mis on nagu, kuidas me sinna poole saame nagu triivida, et meie Parkinsoni tõvega inimesed, meie epilepsiaga inimesed saaksid ka neid ravimeid? No kindlasti peaksime me rohkem teavitustööd tegema inimestele, kanepist üldiselt, et kui rääkidagi kanepist, siis paljudel inimestel kohe tekib plokk, kuna nii palju valepropagandat on tehtud selles suhtes ja inimesed arvavadki, et kanep seostub siis nii-öelda pilvesolekuga on ju, sellised hipid ja umbes laisad inimesed ja nii edasi on ju, aga et tegelikult mis raviomadused kanepil ja kanabinoididel on, et inimesed ei ole sellest väga teadlikud, et kindlasti teha sellist teavitustööd alustuseks siis. Jah, esimene etapp on see. Esimene etapp on see kindlasti, jah. Et esimese etapina me peaksime siis võtma ette ühiskonna, mitte valitsuse. Ühiskonna, jah, täpselt. Et neile andma seda info. Jah, täpselt. Aga kui me siis teame, et THC siis tõesti tekitab sulle seda pilvesolekut ja samal ajal on mingi opioidid, mida samuti kasutatakse vist epilepsia Parkinsoni kasutamiseks ja neil kõigil on mingid nagu kõrvalmõjud ka. Kas siis CBD-l on ka mingi süke asi, mis on tõesti halb? Me praegu oleme ainult rääkinud, et USAs räägitakse, et sellel on raviomadused, epilepsia, kogu teema, aga kas seal on midagi halba ka? Ma isiklikult arvan, et mitte. Et kindlasti, kui mis iganes asja sa liiga palju endale sisse võtad, võib tekitada ju, keha annab sulle sellest märku, on ju, et seda on liiga palju ja võta vähemaks, on ju. See on nagu iga asjaga. See on nagu iga asjaga, vahet ei ole, on ju, täpselt võtad ühe šokolaaditüki asemel 5, sa tunned, et on too much, on ju. Et sama on CBD-ga, sa võtad ühe tilga asemel pipetide ja võib-olla sa tunned, et okei, seda on liiga palju. Aga kuna ta ei ole mürgine aine, siis ta ei, ta ei vaeva keha. Ta ei vaeva keha, täpselt. Seal on hästi palju erinevaid, on siis 5%-lised, 15 ja sealt edasi. Yeah. Mis see vahe nendel on, mis on 5 ja 15% vahe? No see tähendab, 5%-lises on 500 milligrammi CBD-d, 15-sel on 1500 milligrammi CBD-d pudelis siis. Ja kui me nüüd jälle lähme sinna kaugemale USA-sse tagasi ja räägime raviomadustest, mis nemad seal ütlevad, kas siis 5%-l ja 15% on siis vahe ka? No tegelikult, kui sa 5%-list võtad 3 korda rohkem, sa saad 15%-lise. Lihtsalt sükke vahe, jah? Jaa, täpselt. Vähem pead endale seda sisse panema. Just, et see olenebki, mille jaoks sa seda vajad. Miks sa üldse võtsid endale eesmärgiks nii konservatiivses riigis nagu Eesti tuua sükene toode sisse? Mis pani sind seda äri tegema? Et minu enda kogemus, et otsisin alternatiivset ravimit enda ärevusele ja unetusele. Et ütleme nii, et see minu ärevus ei olnud tavaline ärevus, et kui ma toon näiteks, kui ma olin oma pere keskmes ja sõna võttes mul ei tulnudki ühtegi sõna suust välja, sest ma lihtsalt üle kere nagu värisesin hirmust, et see ärevuse tase oli nii kõrge. Ja olin USAs, Miamis oma sõbrannal külas ja rääkisin talle ka oma murest ja tema oli juba varem kanepõliga kokku puutunud, nii ta ise kui siis ta ema ja vanaema, kellel oli siis rinnavähk mõlemal ja ta rääkis mulle oma kogemuse ära ja tänu sellele ma üldse seda CBD-d proovisin ja ütleme nii, et sain mõlemale probleemile koheselt, leidsin lahenduse, et tänaseks päevaks veel olen leidnud veel väga suurele probleemile lahenduse, et see enda kogemus oli siis see, mis sind nagu lükkas aitama siis teisi inimesi ka, et äkki seda ette leidma. Ja, sest et Eesti inimestel on väga, väga aktuaalne on ärevus, depressioon, unetus, et need on põhiprobleemid tegelikult, mis inimestel on ja sellist toodet ei olnud siis sellel hetkel Eesti turul saataval ja siin me oleme. Ma mõtlengi, et hästi palju just kui rääkidagi depressioonist ja kõigest sellest, siis see on hästi palju neid teisi meditsiinilisi võimalusi ongi, nagu ma ennem rääkisin, opioidid ja asjad, et need on kuidagi, räägitaksegi,
et sellel CBD-l siis ei ole seda nii-öelda inimese peal pole tehtud seda katsetust piisavalt pikalt ja ei teada. Palju, on ju, no ja seda küll räägitakse, on ju, aga kui sa vaatad, noh, kui mina näiteks vaatan oma tutvusringkonda kliente tänasel päeval, on ju, siis ma näen seda oma silmaga, et see töötab, mitte mul ei ole vaja lugeda sellest kuskilt, on ju. Et see ongi, et sa tead, et need opioidid teevad sind sõltuvusse, teavad, et need hävitavad su keha ja just oli vist USA-s ka mingi Johnson vist olid süüdi üleriigilise opioidi sõltuvuse tekitamisel ja siis nad maksid lihtsalt 500 miljonit ja siis oli kaotatud see kõik. Mitte midagi ei ole. Ja siis mingile nagu taimele otseses mõttes, mis ei tekita mitte mingit hallutsinatsiooni. See on taim, see on loodus, eks ole, puhas loodus. Täpselt. Mis on inimestele keelatud. See ei ole, noh, makes no sense, on ju. Täpselt, et mingi asi, et mis on teada, et ei ole sõltuvust tekitav, ei ole lubatud. Mis teada, et üks asi on sõltuvust tekitav, on lubatud. See lihtsalt ei jõua mulle kohale. Just, ja lisaks CBD, näiteks siis CBD on ju, ta mõjutab meie keha läbi endokannabinoidsüsteemi, ehk siis ta ühildub nende retseptoritega, millega ühilduvad ka opioidid. Aga opioidid tegelevad siis ühe konkreetse asja lahendamisega, luues kõrvale siis kõrvalmõjusi, ehk siis uusi terviseprobleeme, mida CBD ei tee. Noh, me räägin CBD-st, ma räägin kõikidest kannabinoididest, eks ole. Et nemad loovad siis kaskaadi meie kehas, tekitades tasakaalu ja nad ei loo nagu uusi kõrvalprobleeme, et sa peaksid nagu veel ja veel seda võtma, vaid ta nii-öelda siis tasakaalustab sul keha ära. Ja, et see ongi põhiprobleem, miks meil tekivad tervisehädad, on see, et keha on tasakaalust väljas. Ja kui sa saad keha tagasi tasakaalu, siis on kõik hästi. Nii et hakkame kõik saama keha tasakaalu. Et ma just lugesin kas lõpus või alguses augustikuus igastahes oli mingi case, kuidas politsei lendas sisse igale vist kõikidele CBD-poodidele ja konfiskeeris siis kanepiõied ja meie puhul ka kanepitaimed, mis on siis sertifitseeritud Euroopa Liidu poolt, mida kasvatavad siis Lõuna-Eesti põllumehed, mis ka meil kasvasid siis Balti jaamas siis terrassil ja võtsid ka need kaasa ja siis kuna praeguseks hetkeks kriminaalmenetlus veel käib, siis ma väga palju informatsiooni selle kohta ei saa anda, aga nende siis nii-öelda argument on see, et THC siis tase ületab 0,2%. Ja et nad ise siis ostsid teilt mingi õie nii-öelda ostsid ja viisid Eesti kohtu ekspertiisi ja seal siis tulid testi tulemused siis üle 0,2%. Kuigi meil on sertifikaadid olemas toodetel, meil on Euroopa Liidu nii-öelda Itaalia siis riikliku instituudi poolt paberid, mis tõestavad, et toode on alla 0,2%, et noh, et selles mõttes, et Eesti instituut ja Itaalia instituut, et neil on kindlasti erinevad mõõtmismeetodid, et nagu välja tuleb praegusel hetkel, on ju, et noh, Te taimed ei ole lihtsalt kuskil nurga taga kasvatatud ja ei, need on Põllumajandusameti poolt sertifitseeritud Eestis. See on nagu kiusamise eesmärgil või miks selle tehakse? Selles mõttes, et see just oli uuesti ju. Vist üleeile või üleeile, millal tuli uus uudis? Ja Põhja-Õies käidi ja mitte ei võetud ära ainult taimed, vaid võeti ära valgustused. Kogu tehnika. Nagu mis mõttes, kuidas sa saad võtta? See on nagu, mis asja? See on meilegi väga arusaamatu situatsioon praegu, et kuidas ja miks, et see nagu lähed lennuki vaata sealt turvakontrollist läbi ja siis sul on mingi teravese ja siis nad võtavad teravese ja siis me tahame su pükse ka. Miks sa pükse tahad? Täpselt. Ehk siis nagu see ei ole nagu loogiline. Ei ole. Kahju on nagu inimestest, kes tahavad ausalt äri teha, ausalt nii-öelda. Kahju, kohe kriminaal silt peale ja sellest ei ole kerge lahti saada. Ei, Eesti riigis mitte. Ühiskond ongi selline, et kui sul, sa võid selle kriminaalasja saada väga sellise asja eest, mis tegelikult mujal maailmas näiteks, kui me võtame võrdluseks siis Ameerika, on ju, et seal ei ole see, sa ei ole kriminaal, on ju, või võtame näiteks Portugali, on ju, kes dekriminaliseeris 2000 aastate alguses siis kõik narkootikumid, on ju. 10 aastat peale seda tehti uuring. Kuritegevus on langenud
tugevate narkootiliste ainete tarbimine on vähenenud, noored, mis on praegu ka väga aktuaalne teema, tahetakse legaliseerida kanepit, aga mis mulje see jätab noortele inimestele, on ju, et kuidas see noori inimesi mõjutab, on ju. Ja Portugali uuringust tuli välja, et noored inimesed peale dekriminaliseerimist isegi ei proovi seda kanepit, eks ole. See on täpselt nagu see, mis on keelatud, seda sa tahad palju rohkem. Jaa, täpselt, ongi. See on nagu Adam ja Eva, on keelatud, siis lähed ja võtad. Täpselt nii ongi. Et see ei olegi see, et see asi ei ole aines, vaid asi on selle inimese suhtes selle ainega. Täpselt. Mis sa arvad, et kuidas Eestis toimiks see THC legaliseerimine? Ma arvan, et see peaks olema kindlasti kättesaadav inimestele, aga selle taga peaks olema ka väga tugev süsteem. Et sa ei saa lihtsalt legaliseerida sellist suurt melu tekitanud ainet ja siis lihtsalt vaadata, kuidas asjad lähevad. Et selle kõrval on vaja väga tugevat süsteemi, aga see kindlasti peaks olema kättesaadav inimestele. Et loodus ei tohiks olla kindlasti keelatud. Ma nõustun suga selles suhtes täielikult, et ma ei annaks täiesti suvalisele Taivole, ma ei solva mitte ühtegi Taivot, aga ma ei annaks ühelegi Taivole lihtsalt kätte mingi asja, mis tekitab sulle reaalselt nagu kehavälist mingit tunnet või mis tekitab sind pilve panevat seda, et sellel Taivol võib vabalt olla skisofreenia, sellel Taivol võib olla mingi probleem, mis ei ole seotud isegi selle kanepiga, aga need kaks asja kokku panduna. Just, see võimendab seda nii-öelda siis seda mentaalset häiret, on ju. Et sellel peaks olema, seal taga peaks olema esiteks mingi reaalne mingi õpetaja, mis asi see kanep üldse on, mis teha koolis, üleüldse koolis peaks olema tegelikult, mis koolis õpetatakse kõike inimkehast, aga miks ei räägita endokannabinoidsüsteemist, mis on tegelikult, mille taga on väga paljud haigused, mis ei ole veel leidnud lahendusi, selle taga on tegelikult endokannabinoidsüsteem ja need retseptorid ja millega nad ühinduvad. Et tänaseks päevaks see asi, seda uuritakse, see asi areneb kindlasti, aga see peaks ka jõudma kindlasti meie koolisüsteemidesse ja siis sealt edasi juba see teavitustöö ja sealt edasi juba oleks võimalik luua mingisugune alustala, mingi süsteem sellele ja sealt juba edasi siis ma arvan ka, et see peaks olema täpselt nagu on seksiõpetus. Just. Selles mõttes, et mida vanemaks iga aastaga, mida vanemaks ma saan aru, kui ma olin 15, siis ma olin sellise arusaamaga, et kõik need, kes teevad ükskõik millist narkootikumi, ükskõik kas on alates kanepist kuni millegi muune, on täielikult haiged inimesed, aga mida vanemaks ma saan aru, et need asjad on nagu natukene teistmoodi. Sest selles mõttes, et need asjad ei käi niimoodi ja fakt on see, et see 25-aastane inimene on kindlasti ükskord vähemalt elus kokku puutunud sellega, et keegi kuskil pakub talle, keegi kuskil, ta on näinud vähemalt seda asja. Just. Et muidu on praegu ta peaks teadma, mis see on ja mida see teeb. Inimesed teevad, on ju, see ümber, on ju, see on keelatud, seda enam ahvatlevam see on, on ju. Et see on nagu psühholoogiline aspekt selle asja juures nagu on natukene nagu midagi on nagu lihtsalt valesti, et see probleem on valesti nagu käsitletud sellega. No see narkopoliitika, mis siiani esil on, et see ei toimi, et seda on näha. Seda on näha, jah. Jah, et selles mõttes dekriminaliseerimise poolt ma olen ka 100%, aga praegu legaliseerimise poolt, see on liiga vara natuke ja tuleks kõigepealt see CBD üritada siin läbi lüüa, on ju, ja siis sealt edasi vaadata, et kui ka CBD-d ei taheta nagu vastu võtta, et siis THC-st rääkimata. Mis teie nagu see põhiline ostujaskond on või kes teie poest läbi satuvad? Meil on täiesti seinast seina, meil on lapsed, noored, keskealised, vanurid, meil on kõiki, koerad, kassid, et võin tuua näite, just käis üks naisterahvas, kes kuulis siis, kellel oli soovituse andnud välismaa arst, kui ma ei eksi, siis oli Soome arst, et 3-aastasele lapsele käitumishäirete vastu CBD-õli anda. Ja meil on isegi vanim klient on äkki olnud 92-aastane, kellel siis oli liigeste põletik ja kes siis sai siis CBD sai abi. Ja ma lugesin, hästi palju on soomlasist või... Soomlasi on palju sest neil endal ei ole lubatud see seal ja nad on kuidagi rohkem kursis kui eestlased isegi CBD-ga imekombel. Et ja nemad siis nad on, käivad ja kuigi neil ei ole lubatud Soome viia CBD-d, siis nad ikkagi riskivad, kuna tervis on tähtsam.
kas sa arvasid ka, et see on nii, et see teie vastu nagu nii hullult hakatakse kiusama või? Et ma ei arvanudki midagi, et ma ei oodanud midagi, ma ei arvanud midagi, et mul on eesmärk, et inimesed saaksid seda, mida nad vajavad ja ma loodan, et see nii ka läheb, et ma loodan, et täiesti nagu ära ei pidurdata nii-öelda seda tegevust, et mingi piirini saaks ikka, jah. Mis sa teedki meile mingi joogi ka siia, räägi, mis see siis on? Jaa, see on Šveitsis toodetud kanepi limps, aga ta ei ole siis, siia ei ole lisatud suhkrut, et ta on looduslike lõhna- ja maitseainetega ja sisaldab siis kanepit. Et klientide tagasiside on siis olnud selline, et ta on rahustava toimega. Ta on väga hea maitsega ka. Mega hea maitsega. See on mega hea maitsega. Aine. Ehk siis, kui ma joon seda, siis ma muutun rahulikuks. Ja ta selles mõttes relaksib, rahustab. Selles mõttes, et ja siin ei ole lisatud suhkrut, Ei. Nagu... Looduslikud lõhnamaitseained, ja. Palju maksma pean selle eest? See maksab 4,5 eurot. No ütleme nii, et odav ta ei ole. Selles mõttes see on täpselt see, et keelatud vili ongi, vaata. Keelatud vili, jah. Aga see maitseb mega hästi tõu. Yeah. Hempify. Don't worry, be Hempify. Yeah. mis teil on veel? Kas sul on midagi kaasas ka meile näidata või? Jaa, näiteks kanepiõli. Kanepiõli? See on see asi. CBD-õli siis. Ma hakkasin just seda võtma ise. Nii, kuidas tundub? Ja mul oli siuke lugu, et ma sain 2 kuuri antibiootsi järjest. Mul oli juba mingi 6 aega järjest nohu olnud, sain 1 antibiootsid endale. Tulin tagasi, ütlesin, et nädal aega võtsin, mul ei tööta need, mis toimub. See arst ütles, kuule sorry, nagu vist andsime liiga nõrgad, võta veel. Ehk siis ma sain tugevamad ja otse peale. Võtsin need ära, läksin tagasi, mõtlesin, nagu kuulge, mis toimub, vaata. Ikka midagi ei mõjunud, jah? Mitte midagi ei mõjunud, mul oli ikka nohu ikka kehast, mingi ütles, et no siis sa pead võtma nüüd seda uut ninaspreid, vaata, ja siis pead seda mingi, lase see pakk tööks, võib-olla sa pead 1 veel ostma. Ma olen mingi, mis asja, nagu, kuule lõpeta ära. Ma olen maksnud juba järjest 2 kuuri eest ja ma pean ostma veel mingid ninaspreid, vaata. Ja siis ma ütlesingi, et kuule, nagu aitab. Ma ei võta enam Sudafedi, sest ma sain aru, et see asi lihtsalt ei toimi. Ja ma hakkasin seda võtma, siuke väike nunnu 3%-line ja ma võtsin nädal pool. Ma võtsin seda ja pluss veel oregano oili ja C-vitamiini. Ja mul läks ära. Läks ära? Looduslik asi töötab. Töötab. Kas sa siiamaani kasutad seda või sa lõpetasid siiamaani kasutad? Kogu aeg iga hommik panen 2 tilka endal keele alla. Ma võin veel ühe enda kogemuse rääkida, mis on... seotud siis emakakaelavähiga, mis on ka väga aktuaalne teema tänapäeval naiste seas. Et mul avastati siis 2 HPV-tüve, need HPV-tüved on siis need, mis viivad siis lõpuks emakakaelavähini. Et need olid siis sellised kriitilised tüved, milles siis on väga suur tõenäosus, et areneb välja siis emakakaelavähk. Ma käisin operatsioonil, need tüved eemaldati siis tükk emakakaelast koos siis nende tüvedega. Peale siis operatsiooni ma läksin kontrolli uuesti ja selgus, et kõik on korras, pidin uuesti minema kontrolli, tähendab, kui ma esimest korda kontrolli läksin, selgus, et kõik on korras, aga 1 tüvi on ikka alles. Siis ma läksin mingi aja pärast uuesti kontrolli, selgus, et 1 tüvi on tagasi tulnud, ehk siis operatsiooni nagu praktiliselt poleks olnud. Käisid noa all ja siis... Käisin noa all ja pluss taastusin veel 1,5 kuud, võtsin mingid tablette ja olin põhimõtteliselt voodis pikali. See väga lihtne operatsioon see ei olnud. Ja siis arst ütles, et mõlemad tüved on veel alles, et need on jälgimise all, et tule aasta pärast tagasi. Ja see aasta aega siis ma lõin täiesti sellele tavameditsiinile käega nii-öelda, võtsingi CBD-d ja lihtsalt ei mõelnud selle peale, et mul on mingi probleem või saad aru, ja nüüd alles eelmine kuu käisin kontrollis ja selgus, et mõlemad tüved on kadunud. Kaua siis võtsid seda? Eelmise aasta septembris ma käisin kontrollis, oli 2 tüve alles, siis ma võtsin juba CBD-d, ma hakkasin eelmise aasta augustis tarbima. Aasta ja 3 kuud siis umbes? Aasta 3-2 kuud. Retsna, see näitab midagi nagu. Ma ei tea mida, aga see midagi näitab. On, aga selles mõttes, et kui nuga ei aita,
ma ei ole selles mõttes, ma ei võta ühtegi vitamiini, ma ei tarbi mingeid muud ravimeid, 0, et ainuke asi, mida ma tarbin, on CBD siis erineval kujul. Väga õige. Ma räägin, mind nagu hämmingus sellest, et selle vastu on mingi nii suur tõuge nagu. Poleemika tekkinud ja miks? Miks? Aga samas jälle vaata, samal ajal mina ei julge öelda seda, et see tavaline modern medicine on nagu, et see ei aita meid, sest fakt on ikkagi see, see on aidanud meid väga palju kindlasti. Meie eluiga on mingi pärast neid ravimeid ja pärast seda kirurgiat ja selle asja arengut, no mingi 30-40 aastat on inimene elab kauem nagu. Jaa, seda küll. Sa ei saa öelda, et see on halb, aga nagu mingi, jälle ei saa emakaga vähki, ei saa öelda, et on nagu mingi pisihaigus, aga ma mõtlen, et inimene ei peaks nagu võtma nohu korral neid sööma seda koldreksi sisse, see on see, mis ma nagu... Jaa, täpselt. Aga nagu näha, siis see aitab nagu, Ka jah, see aitab nii, jah. Väikese ja suure, eks ole. Aga samamoodi selles mõttes alles 92. aastast alates vist avastati, et see kannabinoidsüsteem üldse olemas on. Jaa, 90ndate alguses avastati siis inimkehas leiduvad retseptorid, selle läbi siis endokannabinoidsüsteem ja sealt edasi siis juba kannabinoidid, THC ja CBD. Kui sa mõtled, siis tegelikult me oleme ikkagi lapse hingades veel, jah? Täiesti lapse hingades selles suhtes, jah, et meil ei ole antud alal on minu teada Siim Siimut, kes on ainuke ekspert Eestis, kes siis on teadlik kannabinoididest ja kõigest kes teab sellest, kes oskab rääkida. Kes oskab rääkida sellest, jaa, et selliseid spetsialiste Eestis praktiliselt pole. Väga lahe, mulle meeldib. Mis meil veel on? Meil on näiteks kanepitee. Kanepitee, mul on lihtsalt nagu selles mõttes, kas need kõik asjad nagu, kui me paneme need asjad siia niimoodi, kui me läheks nagu USA-sse, siis need kõik asjad oleks sama toimega või? Et selles mõttes ravitoimega, et kui me USA-s oleks nagu... Et ma ei oska öelda selles suhtes, et näiteks siin on kanepilehed sees ja kanepilehtedes on kannabinoidide sisaldus väike, et õli on saadud siis kanepiõidest, milles on siis kannabinoidide protsent oluliselt kõrgem kui lehtedes. Ehk siis, kas see on lihtsalt siis teena nagu hea või? Jaa, ta on teena, see on lihtsalt, see ongi puhtad lehed, teena ja väga, enda kogemusest võin öelda, et väga hea unele ja rahustava toimega, et ka klientide tagasiside on olnud üllatavalt positiivne. Ja lihtsalt see on purustatud lehed? See on purustatud lehed, jah. 20 tükki. Mis need hinnad on jälle, mis me sellest? See on 6 eurot. See on normaalne ju. 20 tassi teed 6 euro eest. Sest see on ju tõesti normaalne. See on isegi nagu odavam kui mingi tavalise tee ostmine. Davai, toome selle nagu teemasse. Alustame sellest, inimesed. Alustame selle tee joomisest. Ja siis järgmine asi on see. Ja siis meil on seal veel... Meil on veel proteiini. Mis on siis väga kõrge valgusisaldusega 60 grammi siis 100 grammi kohta. Normaalne, eks siis kui ma käisin trennis, siis oleks nagu see, on ju? Jah, et kanepiprotein on väga, väga selline tugeva toimeline potentne. Kõik teavad, mis sa mõtled. Jaa, kõik teavad. Ja potent on vist inglise keeles, on ju. Eesti keeles on nii veidra. On jah, ma vahest ka nagu ingliskeelsed sõnad tulevad, ma tean, nagu on ja tahan öelda, aga eestikeelset tähendust ei... Täpselt sama. Ja siis on meil catmint, et meil on saadaval ka sellised Lõuna-Ameerika ürdid, mida saab kasutada nii teena kui ka tubaka asendusena, et catmint on siis meeli stimuleeriva ja rahustava toimega. Ehk siis see on rohkem pilvejääv kui CBD või? Võib ka nii öelda. Nii öelda, jah, täpselt. Ehk siis, ja sellega seda ei ole keegi sult ära korjanud kuskilt, Vaata, probleem ongi selles, et Catmindil ei ole nimes sees kanepit. Kanepit, täpselt, jah, täpselt. Kusjuures meil on üks toode, mis on marihuanilla, mis on tuntud teisiti kui väike kanep. Et selle vastu on suur huvi olnud, et mis marihuanilla, marihuana, et kohe on huvitav. Ja viimane asi ja siis on selline nii-öelda CBD pulk, mida sa võid kasutada ükskõik kus, et on väga hea kaasas kanda.
siis siin on 20 milligrammi CBD-d sees. Kas ta on nagu mingi paste või nagu pasta või siis ta on nagu õli? Ei, ta on pulk, ta on nagu suured. ta on nagu huulepulk, sa võid teda panna huultele, aga samas sa võid teda panna ka, kui sul on näiteks mingi marrastus või haav või mingi lööve punnide korral näiteks, et ta on sisaldab selles mõttes antioksüdante, mis siis värskendavad ja ma olen lugenud, et see CBD on nagu akna vastu asjade vastu ka mega hea, on ju? jaa. Seda saaks siis põhimõtteliselt sellena kasutada? jaa. Oleks ma teadnud seda kunagi nagu, siis ma oleks kasutanud niisugust asja. Mul õnneks ma olen lõpuks 20-aastane ja mul ei tule nii palju neid näo peale neid asju, vaata. Et mul on endalgi olnud tegelikult selja peal ja õliga ma siis sain kontrolli alla asja, jah. See on haige, kui palju nagu, siin ongi, vaata, üks asi on nahale, siis mingi asi on keha rahustamiseks, mingi asi on epilepsia jaoks, mõni asi on mingi, jah, see on väga laialdane, on ju, et inimeste heaolu, et see ongi nagu see on see, mis siin see on põhiline asi, et tuua nii-öelda looduslikul kujul siis inimesteni need asjad, mis saavad aidata. Ja mitte ükski nendest asjadest ei ole pilve tegev, see on kõige suurem nagu, see on see pealkiri, mis peab olema. See on põhiline küsimus ka tegelikult, mida meil küsitakse, et kas ma jään sellest pilve. Et ei jää. CBD-s sa ei jää pilve. Et kõige rohkem, mis ta teeb, on, mida sa tunned, on uniseks ja rahustab sind. Et see ka oleneb, kas sa tarbid seda hommikuti või õhtuti, et hommikuti võib-olla ta just stimuleerib meeli, et siis ma ei ole tundnud, ma kastan hommikuti. Sul ei tule sellist väsimust, on ju. Aga samas, kui sa õhtuti võtaks, siis ta annab asjaolud on teised. Asjaolud on teised, täpselt, et meeleseisundid on teised juba seetõttu ta stimuleerib nagu teisiti. No megatuus, ma ütlen selles mõttes, et ma toetan täielikult seda, et need asjad saaks inimestele aina lähemale ja lähemale. Ja selle õliga just ongi, ma räägin, isegi mu venna tüdruku kass sai abi CBD-õlist. Aga ma ei oskagi nagu kui inimene ja kass saavad nagu loomadel on samamoodi endokannabinoidsüsteemi, et see ongi see põhise punkt, et just läbi selle need kannabinoidid töötavad meiega, et kui seda ei eksisteeriks, siis need kannabinoidid ilmselt ei mõjutaks ka meid, et tegelikult ka meie enda keha toodab kannabinoide, küll väikses koguses, aga toodab ja need sarnanevad siis molekulaarselt siis kanepis leiduvate kannabinoididega. Kus te asute, kus teid leiab? Meid leiab tegelikult väga hea, et sa selle jutuks teid. Me kolime nüüd detsembris Telliskivist siis Vanalinna tagasi, et meil vahepeal Vanalinna pood oli suletud ja nüüd me siis kolime täielikult Telliskivist siis Vanalinna uuele tänavale uus 22. Ülituus, ma ütlen selles mõttes, et tuus, et need asjad on meile tulnud, tuus, et me saame neid asju katsetada ja tuus, et me saame neid asju inimestele selgitada. Täpselt ongi see, et iga inimesel on oma lugu, et see, kuidas mõjub, sinule ei pruugi mõjuda teisele inimesele, et kõik meie süsteemid on erinevad tegelikult, et inimesed tulevad täiesti erinevate tagasisidedega meile, et ühele aitas selle vastu, teisele selle vastu, on ju, et sellel ei olegi mingit niisugust konkreetset nagu Mine trenni, tee endale teed või paranda mine magama, mine trenni ja ela hästi. Nii lihtne. Ja nii lihtne see ongi. Aga kas selles äris on ka selles mõttes, kas Eestis on, võtta kui sina kui ärinaine Eestis, kas see on nagu, mis maailm seal on, kas see on ka siuke, selles mõttes, kui te olete esimesed inimesed seal on ja selles marketis, et kas seal on ka nagu siuke mingi hull, mingi klatš nagu kõigi vahel või siis te pigem töötate koos, et seda asja nagu mina saata? Proovin pigem koos töötada inimestega et võin tuua siukse näite, et kui me juba avatud olime mingit aega, et siis venelaste punt tekkis siis, kes meil hakkas poes käima, siis nende vene kuttide naised nii-öelda käisid ja sõimasid meilt konkreetselt, tegid graffitid meie akende peale, et me oleme mingid konkurendid ja pahad inimesed ja nii edasi, on ju, et lõpuks see ikkagi lahenes rahulikult, aga kas need tšikid, mis mõttes, kas nagu konkurendid? Konkurentid, nii-öelda nende kuttide, kes poe avasid, nende naised siis käisid meil poes
hästi, nagu neil olid mingid prillid kaasas, kus oli kirjutatud Pashol, käisid poes ja vaatasid kurjade pilkudega, mind ennast selle hetkel ei olnud, aga mulle siis tol aeg inimene, kes seal oli, ühesõnaga rääkis, ja et umbes, et konkurent ja väga inetute sõnadega ühesõnaga, peale seda tekkisid meil akende peale graffitid ja siis lõpuks tuli välja siis, kes need inimesed nagu on, et nad avasid poe siis meist järgmisele tänavale. Aga üldiselt mina olen väga koostöö poolt ja väga selles mõttes, et me teeme ju tegelikult, meil on ühine eesmärk tegelikult, me teeme ühte asja, et loomulikult äri igal võimalikul moel on keeruline tegelikult, on ju, et aga kui sa tead, mis sa teed ja sa tead, kuhu sa mille jaoks, mis eesmärgi jaoks sa seda teed, siis peab edasi minema ja tuleb lihtsalt vahepeal sellised asjad ära kannatada. Mingi tüüp graffitiga. See on nagu selline, kuidas see aitab nagu? Täpselt, hirmutustaktika, jah. Aga ongi, eks siis sa oled suhelnud ka selle Põhiõie... Jaa, täna just nägin teda, et neil on ka väga selles mõttes, võtab väga palju energiat selline asi, et ka nemad on enda poolt tegelikult kõik teinud by the book, on ju, et kõiki ametkondi teavitanud ja oma tööst ja teinud kõik õigesti tegelikult ja see on väga ebaõiglane tegelikult, mida riik teeb meiega praegusel hetkel, väga ebaõiglane. Ma lugesin mingit artiklit, kus oli mingi Terviseinspektsiooni mingi üks juhttegelane või keegi, kes seal rääkis, andis kommentaare, vist oli Katrin Tomson-Johanson, keegi siuke, ja siis ta oli ka täpselt siukse suhtumisega, ta ütles, et see asi on täiesti nagu mõttetu, see on placebo, see on ainult loomadel toimib, me ei tea, kas inimestel toimib, aga siis... kuidas me ei tea? Kui me näeme seda aru, kuidas me ei tea? Võib-olla tema tõesti, tal ei ole ühtegi tuttavat, kes tarbi, kõik on vastased, on ju, aga kui ma näen igapäevaselt inimesi, kes reaalselt tänavad, et me eksisteerime üldse veel, et neil on võimalus soetada endale selliseid tooteid siit Eestis, on ju, et nad saavad abi, nad on, seda on näha inimeste emotsioonidest. Mulle tundub, et seal isegi on nagu mängus, see ongi see ravimitööstus natukene, kes nagu ei taha, et saaks, sest vist on, taime vist ei saa nagu patenteerida, on ju. Ja võt see, ma arvan, see ongi see kõige suurem probleem. Et sellega saabki kokku võtta kogu selle, kogu selle asja, miks see niimoodi toimub, vähemalt ma arvan niimoodi. Plus võib-olla poliitilised kui oleks kanep lubatud, siis ilmselt tavalisi ravimeid enam ei oleks vaja. Nagu mina, kes Sudafedi nagu võttis endalt nagu ära. Täpselt. See oli pigev kasutaja, aga kes võttis samal ajal Sudafedi ja siis 165 päeva oli nohus nagu aastas. Midagi valesti. Ja siis 1,5 nädalat ja kõik läinud. Täpselt, ehk siis nagu, et siuke asi juhtuks ja lihtsalt inimesed proovige nagu, lihtsalt proovige, minge siin ei ole midagi karta selles suhtes, et sa ei jää pilve, see ei ole toksiline aine, sa ei saa sellest üle ennast nii-öelda panna, et lihtsalt proovige, kui on vajadus, et seda ei ole mõtet ka võtta niisama, et kõik teised võtavad, et siis proovin ka, on ju. Kui sul vajadus sellel ei ole, siis loomulikult, on ju, aga kui sul on tõesti mingi probleem, millele sa ei ole saanud võib-olla kuskilt mujalt lahendust, siis kindlasti tasub proovida neid tooteid. Ehk siis praegu ei ole ühelgi tootel nii-öelda raviomadust sildistatud, on ju? Ei, seda ei tohi anda. Ja kuidas te müüte siis seda? Õli siis. Jah. Välispidiseks kasutamiseks. Mis see siis tähendab, et ma võin seda naha peale määrida? Aga suhu panna ei tohi, et toiduna on ta keelatud. Toode on sama, mis ta oli enne muidugi, teisalt pakend on muutunud. Ongi nii? See on täpselt nagu lastele mingi, et ei tohi suhu panna. Seda ei tohi suhu panna. Kui te ostate, siis te ei tohi seda suhu panna. Ärge jumala eest suhu pange. Uskumatu, no. Mis on veel hästi suur probleem, on tegelikult see, mis me nagu me enne rääkisime selle legaliseerimisest, siis tegelikult see probleem on ju see ka, et meil on see must turg. Ja turul on selline toode, mida ei teata isegi, kus see tuleb. Täpselt, sa ei tea, kus see tuleb, sa ei tea, mis protsent seal sees on, sa ei tea, kus see on kasvatatud, mis tingimustes. Väga palju liigub sünteetilist kanepit, mis ei ole siis looduslik toode, tänu millele jõuab väga palju inimesi erakorralise meditsiini osakonda. Et sa ei saa nagu panna
ühte patta siis seda sünteetilist kanepit ja seda nii-öelda CBD-d siis on ju. Või seda kanget THC-d on ju, mis on see võib olla kuni 30%, et see on see pole ime, et see tekitab siis paranoiat ja ärevust ja kõiki selliseid 0,2% ja 30% on 2 täiesti erinevat asja. Täpselt, sellel on väga suur vahe, et tänavalt sa ei tea kunagi, mida sa saad, aga kui on sellised müügikohad, nagu praegu on tekkinud Eestisse, on ju, siis sa tead, et su toode ta on sertifitseeritud, sa tead, kuidas ta on kasvatatud, sa tead, mis tingimustes ja sa tead, mis protsendiga sa selle saad. Et sul on nagu läbipaistvus on olemas siis on ju. Jälle tuleme Eesti keele tagasi. Üks väga hea raamat oli, kus ma lugesin, et kuidas siis kanepiga seoses ei ole registreeritud mitte kunagi ühtegi surma. Et kuidas siis kanepis surma saada on see, et sa pead 15 minuti jooksul ära suitsetama 6000 tonni kanepit, et lihtsam oleks siis, kui sa viskad selle 6000 tonni kellelegi pähe, on ju. Et see on võimatu praktiliselt, on ju. Aga sa ei saa sünteetilist kanepit ja looduslikku kanepit, selles mõttes need ei ole samad asjad, on ju. Et kahju, et lihtsalt oleks turg reguleeritud, on ju, oleks loodud mingi süsteem, siis see must turg jääks kõrvale, et ei tekiks selliseid probleeme. Pluss saab nagu kõik need lihtsalt sisse tuleb maksud ja asjad nagu. Täpselt ja nendest maksudest oleks võimalik luua ju tugev tervishoiusüsteem, on ju, pakkuda inimestele ja täpselt probleemidele lahendusi, mis tegelikult, millest tekivad üldse need sõltuvused, on ju, tekivad ju mingi asja tagajärjel, on ju. Et neid asju hakata lahendama, seda tuuma, on ju, mitte siis seda, et sildistada sind kriminaaliks, kuna sa tarvitad uimastid, on ju, et mille pärast sa üldse tarvitad neid, on ju, see on ju, sa põgened ju millegi eest. Millest sa põgened, seda probleemi peaks hakkama lahendama ja sellele ongi vaja luua süsteem ja selle jaoks on vaja siis teha süsteem. Aga see on, kuna me ikkagi, et peame sellega aktsepteerima, et see on ikkagi lapse kingades, kogu see maailm on lapse kingades. Lihtsalt Euroopa pole järgi jõudnud sellele ja me peame lihtsalt hoidma pöödlad pihus, et nüüd lähiaastatel see asi muutub. Jaa, kindlasti selles mõttes, et see läheb sinna suunas, seda on näha, et ma ei usu, et ka Eesti maha jääb sellest, et mingi aeg see peab juhtuma. Jah. No väga tore, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Jaa. Me leiame kust Facebookist, kust Instagramist? Jaa, Facebookis Sativa Store ja Instagramis Sativa Store Tallinn ja asume üsna pea, praegu oleme veel Telliskivis ja detsembris kolime uuele tänavale, uus 22. CBD terviseks. CBD terviseks. Keegi pidi ikka lööma seda standi sinna. Kuidas me ilma selle standi löömista siis ikkagi saame sinna. On ju. Aitäh, et meid kuulasite. Meil on väga hea meel ja näeme teid siis, kui me näeme ja hakkame kõik siis CBD-d propageerima. Peace. Peace.